rahvuskuuluvus. Paragrahv 50. Vähemusrahvustel on õigus luua rahvuskultuuri huvides omavalitsusasutusi vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Paragrahv 51. Igalühel on õigus pöörduda riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute poole eesti keeles ja saada eestikeelseid vastuseid. Paikkondades, kus vähemalt pooled püsielanikest on vähemusrahvusest, on igalühel õigus saada riigiasutuselt ja kohalikelt omavalitsustelt ning nende ametiisikutelt vastuseid ka selle vähemusrahvuste keeles. Paragrahv 52. Riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste asjaajamiskeel on eesti keel. Paikkondades, kus elanike enamiku keel ei ole eesti keel, võivad kohalikud omavalitsused seaduses sätestatud ulatuses ja korras kasutada sisemise asjaajamiskeelena selle paikkonna püsielanike enamiku keelt. Võõrkeelte, sealhulgas vähemusrahvuste keelte kasutamise riigiasutuses või kohtu ja kohtueelses menetluses sätestab seadus. Paragrahv 53. Igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mis ta keskkonnale tekitanud. Hüvitamise korra sätestab seadus. Paragrahv 54. Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele oma algatuslikku vastupanu. Paragrahv 55. Eestis viibivad teiste riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud on kohustatud järgima Eesti põhiseaduslikku korda. Paragrahv 56. Kõrgemaid riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu, Riigikogu valimisega ja rahva hääletustega. Paragrahv 57. Hääleõiguslik on Eesti kodanik, kes on saanud 18 aastat vanaks. Hääleõiguslik ei ole Eesti kodanik, kes on kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks. Paragrahv 58. Seadusega võib piirata nende Eesti kodanike osavõttu hääletamisest, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohtades. Paragrahv 59. Seadusandlik võim kuulub Riigikogule. Paragrahv 60. Riigikogul on 101 liiget. Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane. Riigikogusse võib kandideerida iga vähemalt 21-aastane hääleõiguslik Eesti kodanik. Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval 4. aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale. Riigikogu erakorralised valimised toimuvad põhiseaduse paragrahvides 89, 97, 105 ja 119 ette nähtud juhtudelt varemalt 20 ja hiljemalt 40 päeva pärast valimiste väljakuulutamist. Riigikogu valimise korra sätestab Riigikogu valimise seadus. Põhiseadus paragrahv 61.
Riigikogu liikmete volitused algavad valimistulemuste väljakuulutamise päevast. Samast päevast lõppevad Riigikogu eelmise koosseisu liikmete volitused. Riigikogu liige annab enne oma kohustuste täitmisele asumist ametivande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Paragrahv 62. Riigikogu liige ei ole seotud mandaadiga ega kanna õiguslikku vastutust hääletamise ja poliitiliste avalduste eest Riigikogus või selle organites. Paragrahv 63. Riigikogu liige ei tohi olla üheski muus riigiametis. Riigikogu liige on oma volituste ajaks vabastatud kaitseväeteenistuse kohustusest. Paragrahv 64. Riigikogu liikme volitused peatuvad tema nimetamisel Vabariigi Valitsuse liikmeteks ja taastuvad tema vabastamisel valitsuse liikme kohustustest. Riigikogu liikme volitused lõppevad enne tähtaega tema asumisega mõnda teise riigiametisse, teda süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel, tema tagasiastumisega seaduses sätestatud korras, kui Riigikohus on otsustanud, et on kestvalt võimetu oma ülesandeid täitma või tema surma korral. Riigikogu liikme volituste peatumisel või enne tähtaegsel lõppemisel astub seaduses sätestatud korras tema asemele asendusliige. Asendusliikmel on kõik Riigikogu liikme õigused ja kohustused. Riigikogu liikme volituste taastamisel lõppevad ka asendusliikme volitused.